Triinu. Räägime, nüüd on õige hetk rääkida oma tunnetest. Meie selja tagant tuleb veel üks seltskond, kes selle hullu teekonna ette võttis. Aga Triinu, hoolimata sellest, et müristab päikest lööb, kohe hakkab megapadukas. Kas see siiski on kõik hästi. Kokata. Ja siit võib minna koopasse, ma ei tea, mis selle koopa nimi on. Aga keegi siit igatahes tuleb. Ma arvan, need, kes selja tagant tulid, need ei tulegi siit mäe pealt, vaid nad tulevad koopast seest. Ja, hääl on kuulda. Sa läks koopasse äkki minna sisse. Ja see ongi see muda ja ketid. See, mis me lugesime sellest koopa iseloomustusest. See oli hoopis teisel pool ju. Vahet pole. Me ei tea, mis koobas see on. Rohk üle. Üle kinni. Nii, aga praegu me lähme sinna poole. Natukeseks ajaks on ketid, ilma kettideta tähendab rada. Vaatame, mis saab edasi. Nii, siit tulevad inimesed nüüd koopast. Ei ole midagi ju võimatut. Näed, täitsa tavalised inimesed ilma kiivrita, ilma kaitsmeteta tulevad. Väga hea. Okei, lähme. Müristab täiega. Parajad paugud käivad. Aga praegu nagu raske selles rõhu mõttes ei ole. Praegu on täitsa mõnus, et minna. Lihtsalt põhiline mure on see, et sa ei libastuks, ei komistaks. Et sa tähelepanu ei hajutaks kuskil ära. Triinu vaeseke kardab ju äikest nii kohutavalt. Mida kõik lapsevanemad sunnivad last tegema. Peaasi, et ise saaks teha seda, mida tahad. Vihmaga oleks siin keeruline vist. Peaasi, et enne vihma õige tee peale saame, tavalise tee peale. Siin on ikka väga libe, kui vihm hakkab tulema. Karvu ei olegi. Juurikad on korralikud. Siia komistada ei tohi. Ei taha siin praegu midagi ära sõnuma hakata, aga kui sellise koha peal peaks midagi juhtuma suga, jalaluu või midagi muud, kuidas see päästa siia pääseb nii kiiresti? Helikopteriga kindlasti mitte. Need on juba eest läinud. Jah, ei tea, kas ei ole õpetatud nagu koolis või vanemad ei ole õpetanud, et äikesega puude all ei tohi nagu käia, eks ju. Aga mis meie teeme? Siuksed kärrakad käivad, siukesed tugevad äikesepuhangud. Meie rahulikult siin jalutame. Me pole ainukesed. Meie ees on veel inimesi, kes on eluga selle läbinud. Aga me ei tea, kas meil on veel mingeid raskuseid ees või ei ole. Eks paistab. Vau, kui ilusa vaate me saame. Mega.
peab siit langendiku pealt ära minema, muidu saab päikesega vihta. Kähku siit minema. Raudselt see äike vaatab praegu, kes see siin tormab. Teeme sellele 1-0 ära. Märgistus kivi peal. Oi, kui ilus! Nii ilus! Oota, Triinu, ära mine! Oota! Ma pean seda näitama lihtsalt. See on lihtsalt uskumatu, millised maastikuvormid on. Sealt tulevad need, kes Koopast tulid, tulevad meile järgi. Mida ilu. Triinu tahab ainult alla saada. Kähku, äikest lööb. Meil tuli muidugi mingisugune warning ka siia, mingi hoiatus, aga ma ei saa seda praegu vaadata, sellepärast et ma ju filmin praegu. Mul jääb filmimine siis poolikuks. Ei saa niimoodi. Pärast vaatame, mis warning oli. Ega siin muuta ei saa enam midagi. Kui oleme rajal, siis see tuleb läbida. Et kas me teame sellest warningust midagi või ei tea. Kui siin peaks praegu vihma tulema, siis siin oleks mega libe, me laseksime tagumiku pealset alla lihtsalt. Tuli juba teine hoiatus. Aga ei saa ju lugeda. Lähme lihtsalt kiiremini. Lisame samme. Peasid mingi vesi ei hakka ülevalt siit ojana alla tulema. Vaata, kus saab kiiresti raja ära läbida. Kui Triinu läheb kõige ees ja natukene laste tal mürinat, siis on kindel värk, et esimesena jõuab finišisse Triinu. Ta on juba eest läinud. Muidu ta ei kootas mind järgi kogu aeg, aga nüüd ta enam ei oota. Tal on ainult üks siht silma ees. Saaks tohtlikult rajalt ära. Uskumatu, aga me jõudsimegi kohale või? Olemegi tavalise selle raja peal tagasi. Selle igava pühamüristus. Ainult üks põnev koht oligi. See, kus me kettide otsas ronisime ja need alguse koopad. Aga ma ütleks, et see oli väga hea väljakutse. See oli väga lahe. Nii, ja raja lõpus on selline märk. Ja see on see, mis ma alguses filmisin. Ütlesin, et just oleks tahtnud seda rada minna. Aga näed, inimese kõnnikeelumärk on ees. Nüüd me teame, miks. See rada on ainult ühtepidi läbitav. Triinu, ütle mulle, kuidas meeldis? Aga sa jäid ellu, me kõik jäime ellu. Vaata, kui ekstreemne see oli. Jah, sa mõtle nüüd, kui sa Tenelega kokku saad, kus sa saad rääkida, mis õudus oli. Ja lisaks sellele veel oli äike. Läks sinna meie kodu poole. Ei näe, et kellelgi oleks väga vihmariided siin kott punnis. Ega meil ka kott punnis pole.
nii, me lõpetame siis ära. Tänane päev oli, algus oli nagu niisugune üksluine, aga see lõpp oli äge, see kollane rada oli ikka vägev. Triinu praegu küll natukene mossitab, aga tegelikult talle meeldis. Ta pärast ütleb, et nii änksa me selle ära tegime. Ja siis... Triinu ootas väikest, tänatud see praegu on. Ootas ära aus. Et saab seda väikest katsuda. Ja. Triinu vaesikene jah, äike on nõudnud. Aga me saime aru, et kollane rada, mida tähendab kollane rada? See tähendab seda, et kui must rada on üleni must, ehk siis üleni raske, siis kollane rada on see, et sul lihtsalt viskab selle põneva raja peale väikeseid vimkasid sisse. Näiteks nagu see koopad, mis seal olid natukene hirmsad, siis see päris koobas, kus sa said kettidega ennast läbi tähendab kettide toel ennast läbi ronida sealt koopast. Ja siis kalju nuki pealt said ka ronida kettidega. Et kollane rada siis tähendab seda vist, et see on natuke ekstreemsus sisse visatud tavalisele toredale rajale. Aga see äike oli meil tellitud sinna juurde. Aga me siis lõpetame. Rohkem pole midagi kuvada.